Kõigepealt aitäh, Natasha, et mind kutsusid. On nii irooniline, et täna pärast mõnda kuud, mil kõik rääkisid suurest unistusest Gaza jaoks ja Rahu nõukogu tegi Gazas imesid, nad pidid piirduma vaid väikese plaaniga väga piiratud alal, et maailmale näidata, et vähemalt me teeme midagi. Ja ma arvan, et peamine väljakutse siin on see, et Hamas istub endiselt laua taga ja teda koheldakse endiselt kui poliitilist üksust, kellel on Gazas sõnaõigus. Isegi kasavased ise tulid välja ja mässasid Hamasi vastu ning ütlesid, et me ei taha Hamasi, nad ei esinda meid. Kairo ei kuula seda, Rahu nõukogu ei kuula seda ja nad räägivad endiselt Hamasiga. Ja sellepärast olemegi endiselt ummikus ning nad ei saa edasi liikuda plaaniga, mille suhtes neil olid suured lootused. Õige. No Rahu nõukogu lubas alguses kogu Gaza 100 päevaga üles ehitada, aga nüüd plaanivad nad hoopis seda teisaldatavate majakestega laagrit vaid väikesele osale elanikkonnast, mis meie teada ei saa valmis enne detsembrit, kui üldse nii vara. Kas see plaan oli kunagi üldse tõsiselt võetav või oli see alati pigem poliitiline teater, mille eesmärk oli anda Trumpile jutupunkt, samal ajal kui tegelikkuses midagi ei muutu? Tegelikult olin mina üks neist, kellel olid selle plaani suhtes väga suured lootused. See on väga selge, see on väga lihtne. Sellel on selged sammud, ma mõtlen, kes peaks mida tegema. Aga see jäi toppama juba esimese punkti juures, milleks on Hamasi relvitustamine, mida siiani pole keegi suutnud teha. Tegelikult ei suuda isegi piirkondlikud tegijad nagu Türgi, Katar ja Egiptus, keda me teame olevat väga Hamasi poolel ja mitte Iisraeli poolel, avaldada Hamasile vajalikku survet, et seda teha. Samuti anti veel üks suur lubadus mitme osapoole, eriti jõukate piirkondlike tegijate poolt, et nemad rahastavad Gaza plaani. Ja kui vaadata, kui palju raha on siiani kogutud, siis see on vaid väike osa $450 miljardist, mis pidi kokku kogutakse. Ma arvan, et siiani on kogutud umbes $17 miljardit, $17 miljardit, jah, on siiani kogutud. Nii et me räägime plaanist, mis ei suuda edasi liikuda lihtsalt sellepärast, et inimesed, kes lubasid seda edasi viia, ei panusta nii, nagu nad peaksid. Õige. Tead, ma tõesti tahan rääkida sellest, et me näeme sellist jätkuvat võitlust isegi vaherahu ajal. Iisraeli kaitsevägi on jätkanud rünnakuid niinimetatud Hamasi sihtmärkide vastu. Nende rünnakute käigus on endiselt olnud tsiviilohvreid. Meie arusaamise järgi on Gaza elanike seas palju hirme, et Iisraeli oktoobrikuiste valimiste lähenedes võib Gazas alata uus ulatuslik pealetung. Millist rolli ja vastutust peaks teie arvates Iisrael praegu kandma vähemalt osaliselt Gaza sektori ülesehitamisel nende tsiviilisikute jaoks, keda see kestnud sõda on mõjutanud? See on väga keeruline küsimus, kuid ma usun, et Iisrael on väga siiras oma soovis leida lahendus Gaza elanikele. Sest see viib kaudselt või tegelikult otseselt turvalisemate Iisraeli piiride ja suurema turvalisuseni Iisraelis endas. Ja loomulikult on Iisrael selles osas siiras, kuid vaadake ka, mida Iisrael suudab teha. Selles etapis, kui Hamas on Gazas endiselt aktiivne, saab Iisrael teha vaid seda, et kaitsta oma kodanikke, kaitsta oma rahvast ja tagada, et Hamas, Islami džihaad ja kõik need rühmitused püsiksid võimalikult kaugel. Samal ajal on Iisrael juba võimaldanud Rahu nõukogul alustada oma pilootplaani puhvertsoonis. Vaatame, kuidas see edasi liigub. Samuti teeb Iisrael otsest koostööd rahvusvahelise stabiliseerimisjõuga. Me nägime, kuidas Maroko liitus ja lahkus, mis on hämmastav, arvestades, et see on Abrahami kokkuleppega ühinenud riik. Vaatame, kuidas asjad sealt edasi liiguvad. Iisraelil on oma roll, kuid ta ei ole peamine tegija. Kairo, Ankara ja Doha on peamised tegijad. Nemad peaksid peatama Hamasi ja tagama, et Hamas kaotaks võimu nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt Gazas.